kellegi teise, kui segad sind, siis paneme. Tere armas kogudus ja kallid külalised, nii tore on teid siin maikuus näha ja ma ütleks, et maikuus juhtub toredaid asju. Et suur tänu kallid pastorid, et maikuu sünnipäevalapsed võivad anda tunnistust sellest, kuidas isiklik suhe Jeesusega meie elu on muutnud. Ja ma just toonitaks, et mitte religioon ja kombenormide täitmine, vaid kohtumine Jeesusega. Et mina olen sellisest kodust, mul on olnud eesõigus sündida kristlikku perekonda. Et kui mina väike olin, siis mind võeti kirikusse kaasa, kristlikusse kirikusse, kus räägiti Jeesusest. Ja ma mäletan seda, et kui ma olin umbes 12-aastane, käisin ühes väikses maakoolis, kus minu ema on eesti keele kirjanduse õpetaja, siis tema korraldas pühade hommikuid detsembrikuus, advendi hommikuid. Ja kui sa oled teismeline, siis mis on sinu suurim hirm? Olla imelik, teistest teistmoodi. Ja kuigi keegi mulle midagi halvasti ei öelnud, et ma olin kristlikust kodust, siis mu enda mõtetes oli nagu, mulle tundus, et see ei ole äge, kui sa oled kristlikust kodust. Ja see oli piinlik, kui ema pühade hommiku sisse juhatamisel paar pisarat poestas. Ja sealt ma sain sellise hirmu, et olla usklik ei ole tore asi, sest ma ei teadnud teisi usklikke üldse oma koolist. Ja kui pühapäeva hommikul isa tuli minu tuppa ja küsis, et Triin, et kas sina tuled kirikusse meiega täna, siis ühel hetkel ma lihtsalt ütlesin ei. Ja mul on tagantjärgi kahju, et mu isa ei selgitanud mulle, miks on inimesel hea käia Jumala sõna kuulamas või mida see üldse sinule teeb. Ja kahjuks näiteks kui ma olin pisem, siis kui ma näiteks ütlesin isale, et ma kardan, siis issi ütles lihtsalt, tõmba tekk üle pea. Aga tegelikult on ju nii suur eesõigus meil öelda seda, et kallis laps, et hüüa appi Jeesust ja see pimedus või see kartus peab sinust lahkuma. Ja kui ma sain gümnaasiumi ealiseks, siis ma pidin tulema Tallinnasse, sest maal, kus mina üles kasvasin, ei olnud gümnaasiumit nii lähedal. Ja tavaliselt minnakse maale vanem juurde, mina tulin linna vanem juurde elama ja gümnaasiumisse ja ma olin raskelt õnnelik, et mitte ükski minu klassist ei saanud samasse gümnaasiumisse sisse, sest siis sa saad mõelda endale uue identiteedi. Ja minu üks selline nõrk koht põhikooli ealisena, nagu ma juba mainisin, et sa tahad olla nagu teised ja tahtsin kuuluda populaarset hulka. Ja mul oli üks klassiõde, Marleen, kes ütles niimoodi, tead, et sellel, ma ei ütle nime, aga sellel poisil, sellel klassivennal on väga lahedad sõbrad. Ja tagantjärgi ma näen, et see oli nagu konks, mille külge mind tõmmati, sest ma tahtsin kuuluda lahedate hulka. Ja ma ei tea, paljud teist mäletavad, noorem generatsioon kindlasti mitte, aga oli selline suhtlusvõrgustik nagu Orkut ja Reit. See natuke reedab seda, kui vana või noor ma olen, aga jäägu see selleks. Ja siis ma hakkasin seda poissi sealt nii-öelda stalkima, ehk siis vaatama, millega ta tegeleb ja kes ta selline on. Ja kuigi ma olin kristlikust kodust pärit, ja ma ei tea, kas ma olin seda otseselt kirikus kuulnud, aga ma olin aru saanud seda, et seksuaalsuhted käivad abielu sisse. Siis mina selle poisiga need piirid kaotasin ära ja sain murtud südame. Ja sellest olukorrast ma õppisin seda, et kui Jumal midagi ütleb, et ära tee seda, siis on sinu kaitsmiseks, sinu südame ja hinge kaitsmiseks. Nii et, aga kus sa saad teada seda, mida Jumal ütleb? On palju inimesi, kes tõlgendavad piiblit, kes avaldavad oma arvamust, väidavad, et on teoloogid. Aga sõber, sa saad teada seda, mis Jumal ütleb, siis kui sa isiklikult loed Jumala sõna. Ja seesama noormees, kellega mina läksin sellist teed, mis tõi mulle nii-öelda hingevalu ja murtud südame, siis palus, et Triin, et sul tuleb nii lihtsalt see reisimine välja, palun aita mind Austraaliasse. Ja kuna mina olin peale gümnaasiumit natukene reisinud ja natuke välismaal elanud, siis selle noormehe pärast, kui sa oled nii hingeliselt seotud temaga, ihu hinge vaimu poolest, siis sa teed ükskõik mida, kui sa oled noor varmunud inimene. Ja ma aitasin ta Austraaliasse. Ja enne kui ma Austraaliasse läksin, siis mul aasta noorem vend, kes õppis Tartu Ülikoolis füüsikat ja käis kristlikus koguduses ja teenis seal kaasa, andis kaasa mulle Uue Testamendi ja ütles, no piibli, selle osa, mis räägib Jeesusest, et ütles, et Triin, loe seda iga päev.
ja ma ütlesin, et tead, ma ei ole üldse sellest huvitatud. Aga ma panin selle oma seljakotti ja ma tundsin selles teos armastustegu, nii et aitäh sulle, kallis Mart. Ja kui minu süda oli murtud Austraalias ja ma vajasin nagu sellist hingepidet ja otsisin vastuseid küsimustele, siis ma avasin selle Uue Testamendi ja hakkasin lugema seda. Ja kuigi ma olin kristlikust kodust pärit, ma ei teadnud seda, et Jumala sõna räägib sinuga, et Jumala püha vaim kasutab kirjutatud sõna sinu olukordadesse kõnelemiseks, sinu tervendamiseks, sinu puhastamiseks. Ja siis, kui ma lugesin, siis mulle tulid 3 mõtet südamesse. Mu isa ütleb, ära ütle südamesse, mõistusesse tulid. Ja ma sain aru seda, et sellist kõnetust, et aeg on koju minna. Ma olin olnud 10 kuud Austraalias. Teine oli see, et kui ma saan ristitud, et mu hirmud kaovad. Ja 3. oli see, ole naturaalne. Et enne seda ma olin töötanud ka Tallinnas noore inimesena baaris ja otsinud sellist tähelepanu. Kannad noore naisterahvana liibuvaid riideid, ripsmepikendused, juuksepikendused ja sa ei ole nagu alati noorena väga rahul sellena, kelleks sa oled loodud või kuidas sa välja näed. Sa otsid oma identiteeti ja tihti nagu valedest kohtadest. Ja ma tegin nende mõtete järgi, mis mulle mõistusesse tulid ja südamesse. Et ma tulin Eestisse ja hakkasin külastama oma nooremat venda, kes teenis kaasa Tartus 3D koguduses. Ja ma nägin, kui ma läksin sinna kogudusse, et seal inimeste vahel on armastus. Ja ühele pühapäevale eelnenud õhtul mu vend istus oma voodi ees ja mängis kitarri ja järsku küsib, Triin, kas sinu elu kuulub Jumalale? Ja ma ei osanud talle sellele küsimusele midagi vastata. Ja jäin vastuse võlgu. Ja järgmisel päeval tema ise jutlustas selles koguduses Piibli alusel sellest, mida räägib Piibel taevast ja põrgust. Ja ta ütles lause selle jutluse jooksul. Ja ta ütles, täna on sinu võimalus. Kui sina tunnistad inimeste ees, et sina usud Jeesusesse, siis Jeesus Kristus tunnistab sind Jumala englite ees ja võtab sind vastu. Ja ma mäletan, et kui see teenistus läbi sai, see oli noortekogudus, siis kutsuti pärast eestpalvele inimesi. Ja mu südames oli kutse sinna eestpalvele minna, aga mu mõistus ütles ja süda süüdistas, Triin, sa oled valesti elanud ja mis sul on siin asja, kõik teavad, et sa oled kristlikust kodust, aga mina teadsin, mis ma olin valesti teinud. Ja tänu Jumalale, et ma sain võtsin julguse kätte ja läksin sinna eestpalvele. Ja üks noormees küsis, et mis on sinu palvesoov? Ja seda, mis ma tahtsin öelda, ma väga nagu ei julgenud öelda, kus ma teadsin, et ma olen valesti elanud, aga ma ütlesin, ma sooviksin paremat suhet Jumalaga. Ja mida see noormees mu eest palvetas, ma ei mäleta, aga kui ma sellelt eestpalvelt ära tulin, siis otse kui kate oli mu silmade ja südame eest ära võtud ja ma teadsin, et Jumal mind armastab, et ta on olemas. Ja siis Tallinnasse tulles mu vanem ütles niimoodi, et Triin, et nüüd on aeg leida kristlik kogudus, kus käima hakata ja pead hakkama Jumala sõna lugema, et vaimulikult kasvada. Ja siis ma mööda Tallinna kogudusi käisin ja Jumal mind siia juhtis. Aga see on nüüd minu lugu, kuidas Jeesus ühe murtud südame tervendas isiklikult paljudel viisidel, mida ma täna siin ka rääkida jõua, kuidas ta mind puhastas, tervendas, uueks lõi. Nii et nagu ma ütlesin, et mind ei muutnud religioon, vaid Jeesusega kohtumine. Ja ma tahaksin 2 lugu veel rääkida, kui tohib. Et aasta oli siis 2014 ja ma olin otsimas endale tööd. Ja ma olin just Logos raamatupoes tööotsa lõpetanud ja Jumal juhtis mind õppima tegevusühendajaks psüühilise erivajadustega inimestega. Ja kui ma vaatasin töökuulutusportaali, ma muideks ei tahtnud seda õppida, aga vanaema andis mulle nõu, et ära anna seda nagu võimalust käest, kui see on sulle tulnud. Ja kui ma vaatasin töökuulutusportaali, siis ma tundsin seda, kuidas üks kindel asutus, et ma tundsin oma vaimus rohelist tuld, et sinna minna. Ja ma kogesin seda, et kui kunagi seesama noormees, kellega ma kokku puutusin, küsis, et Triin, ta oli tohutult andekas kunstipoiss ja ta küsis, Triin, kas on üldse mõni asi, milles sa hea oled? Siis teate, 19-aastasena ma jäin vastuse võlgu. Aga täna ma võin öelda seda, et Jumal on andnud Anni, näiteks ma töötasin 7 aastat puuetega noortega ja ma olin oma sõiduvees, et kellegi eest hoolitseda on olnud fantastiline. Ja mõni aeg peale seda tekkisid natuke unerütmi häired, sest see oli 24-tunnised vahetused.
ja siis mu üks sõber Valguse tee vabakogudusest küsis, et Triin, mis su emaili aadress on? Ja ma saatsin selle ja tema ei olnud absoluutselt teadlik sellest, et ma tööd otsin, aga Jumal juhtis mind uuele kohale. Nii et ma tahaksin teid julgustada ka, et Jumal tahab sind päästa, sind tervendada, sind uueks luua ja kogu su elu juhtida. Ja kui sa usaldad oma elu tema kätte, siis ta teeb seda parimal viisil ja sa võid avastada elu, mille Jumal on sulle mõelnud ja see on hea. Amen. Tere, kallid ka minu poolt. Minu nimi on Veronika ja minu tunnistuse pealkiri on, et Jumal on ustav. Ma loen ka ühe piibli salmi, Rooma 3.3. Mis siis nüüd, kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus tühista Jumala ustavust. Et minu kokkupuude Jumalaga sai alguse juba tegelikult väikse lapsena. Et 7-aastasena mind viidi Luteri kirikusse, kus mind ristiti, pandi vett pähe ja sain ristivanemad endale. Aga ma ei saanud sellest eriti midagi aru. Siis läks aeg edasi. Kui tuli Eesti iseseisvumise aeg, siis Eestis nagu see, kuidas seda usk läks vabamaks, et kõik oli mõnes mõttes nagu ka populaarne minna kirikusse või inimesed tahtsid, kuna see oli enne neil keelatud ja siis palju pühapäevakoolid avanesid ja lapsi kutsuti pühapäevakooli. Ja esimene asi oligi see, kui minu ema nägi ajalehe kuulutust, et kutsutakse pühapäevakooli ja adventisti kirik kutsus pühapäevakooli ja meid viidi alguses sinna pühapäevakooli. Aga ilmselt see oli nagu Jumala tee, et kuna minu sugulased käisid Nõmme baptistikoguduses, siis nad kutsusid meid hoopis sinna pühapäevakooli ja me hakkasime seal pühapäevakoolis oma õega käima, kes on minust 2 aastat vanem. Ja nii see tee nagu läks kuidagi loogiliselt, et pühapäevakoolist me hakkasime jumalateenistustel käima ja siis ükskord pastor küsis, et kes tahab anda oma elu Jumalale ja saada päästetud ja see oli nagu minu jaoks loogiline kasv, kuna ma ise olin alles 15-aastane, mõnes mõttes võib öelda laps. Ja ma tegin selle otsuse, et ma annan oma elu Jumalale, ma sain aru, et ma pean loobuma vanast elust ja tegin päästepalve ja siis mind ristitigi 15-aastaselt. Aga samas ma tegelikult ikkagist ei saanud nagu sellest päris mõttest aru, et ma võib-olla nagu elasin selles käsumeelsuses. Ma mõtlesin, et ma pean ise teenima ära oma heade tegudega Jumala armu ja kui ma olen hea ja tubli ja teen kõike nii nagu kästakse, et siis ma pärin selle õnnistuse või pääste. Ja see oligi siis käsumeelsuses elamine, mis mul oli ja ka võib-olla inimeste kartus, et aeg läks edasi, ma käisin seal kirikus jumalateenistusel, teenisin seal kaasa. Jah, isegi pühapäevakooli tees aitasin, mis ma oskasin seal. Aga see viis mind sellega, et lõpuks selleni aastate jooksul, et ma hakkasin otsima, ma ei saanud aru, et Jumal teeb ikkagist õnnelikuks, et ma pean ise seda õnne otsima siin elus. Ja ma hakkasin seda õnne otsima nagu eelkõige suhete kaudu, et võib-olla nagu, et kuna mul endal isa jättis mind noorena maha, siis mul nagu mõtles see, et kui ma leiaksin selle teise poole mehe, kes teeb mind õnnelikuks, et ma saan temaga rääkida kõigest ja ma hakkasin seda õnne otsima siis nagu suhetes. Ja lõpuks ma jõudsingi siis suhetesse, mis ei olnud õiged Jumala silmis ja ma lootsin leida õnne, aga see viis mind paljude pettumusteni ja südame ja hingevaluni. Aga vaatamata minu valedele valikutele ja otsustele on siiski Jumal olnud ustav. Et selle aja jooksul ka Jumala abiga ma sain minna ülikooli, ma lõpetasin ära ülikooli, et see minu jaoks täielik Jumala arm, et ma selle läbisin ja lõpetasin. Jumal kinkis mulle ka töökoha, et ma sain tööle minna ja Jumal kinkis mulle ka imelise tütre, kes lõpetab nüüd 9. klassi ja tema eksamid on kõik 5 olnud ja usume, et tunnistus on ka 5
et sellega seoses nagu on ka meeles, et ükskord, kui me Adele oli siin pühapäeva või tähendab siin jumalateenistusel ja pastor Oolius sai nagu sõna temale, et sa oled nii ustavalt siin käinud, et ma usun, et Jumal annab sulle kõik 5. Ja nüüd me usumegi, et Adele lõpetab ilusti põhikooli. Et ma olen tema eest väga tänulik, et vaatamata sellele, et mina olen teinud valesid valikuid, Jumal on ometigist olnud ustav ja mulle kinkinud armsa ja toreda ja kalli tütre, et tänu Jumalale. Aga aeg läks edasi minu elus. Jumal kinkis mulle ka kodu, ta on mind finantsiliselt õnnistanud, et see on nagu inimlikult mõeldes uskumatud, kuidas see on, aga Jumal on seda kõike teinud. Vaatamata sellele, kui mina elasin oma tahtes ja otsisin oma õnne. Jumal on olnud ikka ustav. Ja vahepeal ma olen nagu ka oma elu jooksul siis võidelnud patukoorma ja süüdistuse all ja olen olnud Jumalast kaugel, kuid Jumal on ikka ja jälle kutsunud mind tagasi. Ja siis mingi aeg Jumal nagu kutsus mind, ütleme siis tuttavate kaudu ka siia Eelimi kirikusse ja ma tegin siin nagu uuesti otsuse, et pöörduda Jumala poole tagasi, et mind ristiti uuesti ja selle perioodi jooksul ka ma nagu ikkagi, kuidas öelda, olen nagu kindlasti olen usus kasvanud ja saanud targemaks, aga võib ka öelda, et võib-olla hingevaenlane on üritanud ka hoida mind kinni, nagu ta on teadnud minu nõrki kohti, et mul oli veel üks selline nagu mingi suhe, mida ma tahtsin ära lõpetada ja jälle see inimene pöördus minu poole ja see hoidis mind nagu kinni, sest hingevaenlane teadis minu nõrka kohta, aga Jumala abiga ma sain sellest vabaks, et Jumal päästis mind ja vabastas. Ja nüüd ma olen siin Eelimi koguduses olnud, armsa koguduse perega. Ja kui ma käisin siin koguduses, siis Jumal saatis siia kogudusse ka ühe mehe ja tema nimi on Heini. Ja tänu Jumalale, et Jumal viis meid kokku. Et ta on armastav, rõõmsameelne, tubli mees ja Jumala abiga pea 3 aastat me oleme juba nagu siis Jumal on näinud ka meie iseloomi, et ta on saanud meid vormida nagu üksteise kaudu, et me oleme saanud usus kasvada ja et saada Jumala sarnasemaks. Ja juunikuus täitub nii-öelda nagu kui mõelda minu sellest ristimisest, kui ma olin 15-aastane, saab 30 aastat. Aga see on, ma ise tunnen, et ma olen alles nii alguses, et mul on vaja veel usus kasvada ja saada usus tugevamaks, aga tänu Jumalale, et meil on selline kogudus, kus ma saan kasvada. Ja selle tunnistuse lõpuks et me võiksime laulda kõik koos selle ülistuslaulu Jumala headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Aitäh. Tere, kallis kogudus siis. Minu nimi on Jüri. Ja lähen natuke ajas tagasi, et saaksite aru, millisest tõelisest kitsikusest ma siis välja olen roninud või keegi mene Jumal on mind välja aidanud. Ja kõik au kuulub temale, et sellest jutust ei tule nagu, ei jääks aru saamist, et ma ennast tahaks upitada, aga kõik au läheb Jumale. Veel siis aasta oli 2018, kui ma enne seda olin siis veel nagu mõned aastad läbi elanud pankroti. Mul on 2 ettevõtet, bistrood, nagu te näete, et ma olen enne ka toidustusega tegelenud ja siis hakkasin 3. nagu suuremat restorani üksinda tegema, kuna eelmised olid just tänu sellele, et paarilisega olid lahkarvamused ja otseses mõttes käed aeti sügavale minu taskusse, siis lõpetasime oma ettevõtte ära ja läksime laiali. Ja ma hakkasin 3. ettevõtet, võtsin liiga suure ampsu ja sõna otseses mõttes läksin pankroti ja läks mul elamine. Enne seda siis muidugi matsin ema, õnneks tema minu aastusi ja seda peavarjut olemist ei näinud. Aga küll ta näeb praegu, kus ma olen. Jumalale tänu. Ja jäin sõna otseses mõttes tänavale, kõik mu vara läks pangale ja ehk siis autod ja korter ja mu elamine ühesõnaga. See oli muidugi viga, et ma olin need sinna panka pannud. Aga tänaseks on kõik hoopis teistmoodi. Ja siis ma olingi tänaval ja hakkasin muidugi
hakkasin tegelema igasuguse asjaga, millega ei peaks tegelema ja 2018 siis ma sattusin trellide taha vastavalt oma tegudele ja oli küll lühike aeg, 8 kuud, aga sellel hetkel ma sain aru, et ma pean midagi oma eluga tegelema, aga mul ei olnud nagu niisugust tõukepinda või niisugust detonatsiooni, et mille pinnalt ma siis selle teen nagu. Ja ma olin tegelikult omadega nii puntras, et ma olin täitsa 100% kindel, kui ma nüüd vabanen, et ma kukun tagasi sinna auku, ehk siis trellide taha. Ja hakkasid, muidugi hingevaenule sai sellest innustust ja olin oma mõtetega seal, et kuidas endalt elu võtta, aga vanglas tänapäeval on väga raske seda teha, kõik on nagu selle jaoks nagu ette vaadatud, et keegi saaks ise omalt elu võtta ja siis ma mõtlesin, audusin plaani, et kui ma nüüd vabanen, et siis kuidas ma siis teen ja mõttel läks juba nii hulluks, et ma ei saanud enam magada ja kohe hommikuti pea valutas, ma ei olnud silmad ei mõtle ja ma olin enda maju nii ära koormanud aga mul tuli meelde oma vanaema õpetus või siis vanaema sõnad, et kunagi, kui ma 14 olin, vanaema oli sügavalt usklik, et poiss õpi meie isa palve selgeks. Ma ei tea, miks ma selle olin selgeks õppinud, aga sellel öödel ma hakkasin neid palveid nagu kordama. Ma sain aru, et ei ole mõtet neid lambaid lugeda, et kui und ei tule, öeldakse, et loe lambaid või loe 1000 või 100, aga ma hakkasin meie isa palvet järjest lugema ja ma jäin magama. Ma hommikuavast ma olin magama jäänud. Ma sain aru, et mingi üleloomulik nagu vägi on nagu suigutan tunne. Ma sain aru, et see on nagu Jumala poolt või see tuleb kuskilt väga üleloomulikult kõrgelt ja ma jäin magama. Ma olin nii rahu täis järgmine päev, et ma sain aru, et kõik asjad tuleb nagu maha panna või just täpselt see valge leht, et ma pean valget lehelt alustama, aga mul jäi ikka midagi puudu ja ma olin nagu seisin nende trellide ees ja ma olin üksi kambris ka ja siis Jumal, kui sa tõesti nüüd oled, et näita mulle teed või anna mulle mingisugune tee ots või mingi, ma isegi ei mäleta, kuidas ma mõttes ju sõnastasin, ma ei rääkinud neid verbaalselt, sest ei olnud ju kedagi või südamest nagu siis nii-öelda. Ja äkki ma kuulsin, et aga mida sa mulle lubad? Siis ma jäin nagu täitsa totuks, aga mida ma luban, mul ei ole mitte midagi, ma olen pankroti läbi, mul ei ole mitte midagi. Hiljem siis muidugi ma sain aru, et ma pean teile midagi lubama, mis ma oma elu edasi, siis ma õhtul ma muidugi siis olin nagu osadus reaalselt ja ma ütlesin, et ma panen kõik oma vanaelu maha, ma hakkagi nagu valget lehet, ma kann valget lehet pihta, vanad sõbrad ja kõik selle alkoholi, suitsud, kõik absoluutselt, et mitte miski ei saaks nagu hoida ja tänaseks mul 7 aastat olnud nagu täitsa null, mitte midagi. Ja just need sõbrad ja siis hiljem ma pean meelt parandama ja niimoodi Jumal ütleski, et siis ma avan su uksed nagu väga, tee su tee nii tasaseks, et sa saad veel imestama ja siis hakkasid igast imelikke asju, et ma tahtsin muidugi minna siis valla sotsiaalmajja, kuna mul korterit ei olnud, aga sealt kuuldis minu nime, siis sealt Sahalootsi, sealt linnuavrikus, siis öeldi, et ei, seda meest me küll sinna ei taha, et tema peab minema Lootsu külla. Jumal tänu, et nad sinna suunasid või saatsid. Ja läksingi Lootsu külla, vabanesin, ilus ilm oli ja Lootsu külas muidugi ma hakkasin meelt parandama ja sain püha vaimega täidetud, ristitud ja uued sõbrad omale ja kõik, võtsin selle programmi täie 100-ga, kõik, mis mulle anti ja siis 2,5 aastat olin seal ja nii kaua, kui siis Jumala teed mind siia saali juhatasid. Miks ma sellest räägin, et siit kogudusest vend Ooljus kuulis Jumala sõna ja küsis mu käest. Ma tulin ühel pühapäeval, siis ma olin õppepraktikal siin vitraažigaleriis, õppisin ja et mis juhtunud on, et kas kõik on korras. Ma ütlesin, et ei, kõik on korras, aga siin Ooljus ütles, ma näen, midagi on juhtunud. Ma ütlesin, ma ei tea, kus ma homme seal magan, et mul nagu ma Lootsi külas ei olla, kuna seal on praegu koroona ja siis me ei tohi sinna minna, et ma seda nagu edasi levitaks või siis, või et ma sealt seda ei nakkaks. Naistel tuli koroona ja Ooljus kohe, et mis asju, et magad siin, meil on siin. See oli talle, Jumal oli talle öelnud ja ma olen nii väga tänulik sellest päevast saadik ja ma elasin lausa 5 aastat siin ja mis saab meil praegu koht olla. Ja halleluja. Ja siis edasi Jumal mind kogu aeg tõstis, sain siia Tamma Ravitänavale, sain korteri 8 aastaks ka tasuta, pidin ainult aitama seal tädikest ja Jumal on vaikselt mind tõstnud kogu aeg, tänaseks mul oma korteri ja ei ole mul enam 2 kotti, millega ma vanglast vabanesin, vaid mul on enam palju parem, mul on suhted korras ja mul on suur pere ja mul on kogudus ja
ja muidugi Jumal on kinkib mulle anded, millega ma saan teenida tema riiki ja õdes ja vendi ja kõike. Ja ma ei teagi, millest teil rääkida, kui te tahate midagi, siis küsige. Aga igatahes Jumal on hea ja ma tulin Lootuse külast kogu aeg nende teadmistega, et kui sa midagi nagu ise, kui sul on mure, siis heida kõik tema peale, nagu tema 1. Peetruse 5.7 on lubanud, või tõotanud, et kui sul midagi on muret, siis heida kõik tema peale ja ma kasutasin väga praktiliselt neid tema tõotusi. Ma istusin hommikul rongi peal, mul oli linnas nii palju asju ajada, töötukassad, tütrega kohtuda, pojaga või tütrepojaga näha siin veel mingid ametnike juures käia, ID-kaardid, passid teha ja ma istusin rongi peal Lootuse külas. Mõtlesin, Jumal, palun juhata ja täna minust päeva, sest ma ei jõua, reaalselt nagu ajaliselt ma ei jõua neid valmis. Ja uskuge võit, ma olin tund aega varem, olin oma asjad korda saanud, isegi bussid ja trammid sõitsid minuti pealt sõitsid sinna ette ja ma nagu keegi on viis mu jalgu kogu aeg. Kõik au läheb temale. Aitäh teile selle eest. Mina olen Kärt. Kõigepealt tunnistus sellest, et täna hommikul, kui ma ärkasin kell 6, siis ma ei suutnud isegi palvetada, sest mul oli nii hull olla. Mu pea valutas, mu süda oli paha, ma ei jaksanud püsti tõusta ja olukord ei olnud paranenud, eriti ka 2 tundi hiljem. Elari palvetas mu eest ja siis ta helistas pastor Ooljusele ja Marianale ja nemad palvetasid mu eest ja kui kell oli 9, siis Elari tuli ütles, et kuidas sul on, et hakkad ärkama. Ma tundsin ikka, et mul on veel veidi paha, aga ma ütlesin, et ei, et lähme ikka, et ma tõusen püsti ja tänu Jumalale kõik on hästi. Peavalu on läinud, nõrkus on läinud, nii et see on tunnistus sellest, kui hea on Jumal ja kui me temaga koos käime ja kui meil on nii ustavad eespalvetajad, siis Jumal armastab meid ja ta isegi vastab sellistele palvetele, et kui hommikul on paha olla, ei suuda püsti tõusta, et siis ta aitab ja siin ma olen. Aga me räägime täna hommikul sellest, kuidas me oleme Jumala leidnud ja mina olen üles kasvanud kristlikus peres. Minu vanemad said kristlaseks just enne minu sündi ja ma mäletan nii palju, kui ma mäletan ennast, et me alati käisime kirikus, alguses me käisime siin Oleviste kirikus ja siis me kolisime Vormsi saarele, kus siis minu isa siiani on pastor. Ja mina andsin oma elu Jumalale 11-aastaselt ja siis oli väga oluline küsimus, kas sa oled päästetud? Ja kõik pidid olema päästetud. Ja see juhtus seal Vormsi saarel väikses Rälbi palvemajas vanadel laudpõrandate peal ja tol hetkel olid meil külas Avispea koguduse noored, minu tädi, mees ja tädi teenisid Avispea kogudust ja nemad olid meil külas. Mu täditütar muide on ka siin, seal taga pingis istub ja me istusime oma õega kõrvuti ja minu õde on alati olnud avatud Jumala vaimule, pisikesest peale juba. Mina olen olnud selline tubli tüdruk, kes teeb nagu öeldakse, aga tema on olnud südamega kogu aeg asjade juures ja siis ma vaatan ta silmadesse, ta silmad on täiesti kurvad ja ta ütleb, et tead, mina lähen sinna ette, mina tahan saada päästetud. Ja ma ütlen, et praegu või, et kas sa liiga noor ei ole. Ja mina olin 11 ja ta must 2 aastat noorem, tema oli siis 9. Ja siis ta ütles, et ei, mina tahan saada Jeesuse lapseks. Ja ma nägin, et kogu ta olemus tahtis seda ja ta jooksis sinna ette ja sai päästetud. Ja mina mõtlen, ma ei saa ju olla ometi halvem, ma olen ju vanem õde, et kuidas siis mina jätan minemata. Ja läksin ka sinna ette ja Jumal puudutas mind ja andsin ka oma elu Jumalale. Ja ma teadsin, et nii, nüüd on hästi, nüüd on tehtud, nüüd ma põrgusse ei lähe. Ja see siis, käisime kirikus edasi, ma teenisin, ma olin noortejuht seal Vormsi koguduses ja minu südame soov oli see, et ka kõik teised saaksid päästetud. Aga päästmine oli minu jaoks selline, et Jeesusega või Jumalaga suhe korda ja siis sa ei lähe põrgusse.
pattude andestamisest või lepitamisest Jumalaga, selle peale ma tol hetkel üldse ei mõelnud. Ja ma loen teile Pauluse kirjast kolosslastele 1. peatükk ja 14. salm. Temas on meil lunastus pattude andeks saamine. Ja sealt edasi 20. salm ja tehes rahu ristivere läbi lepitada Jeesuse läbi Jumala poole kõik, nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd ka lepitatud oma lihalikus ihus surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina, laitmatuina enese ette. Ja siin on koos see, et tegelikult see pöördumine tähendab patutunnetust. Tähendab seda, et ma olen pattu teinud ja ma olen saanud Jumala ees teadlikuks sellest ja ma olen mõistnud seda, et Jumal on minust eemal selles patus ja ma ei saagi Jumalale lähedale mitte kunagi, kui ma meelt ei paranda ja Jeesust oma südamesse vastu ei võta. Jah, ma olin selle otsuse 11-aastaselt teinud, et ma võtan Jeesuse oma südamesse vastu ja ma tahan temaga koos olla. Aga seda ma ei mõistnud, et mis asi on patutunnetus. Ja kui patust räägiti koguduses, siis ma mõtlesin, no ma ei tea, et ma küll elan päris õiget elu. Niimoodi, ma ei tea, 17-18 aastaselt ja nii. Ma ei saanud sellest aru, mis see tähendab. Ja siis viis mu elu mind hoopis teisele teele ja ma lõpetasin nii, et ma teadlikult elasin patus. Ma ju olen üles kasvanud kirikus, ma teadsin täpselt, mis on õige ja vale, aga ma teadlikult elasin patus, aga mu südames oli ikkagi see, et Jumal, et ma tean, et ma tegelikult ilma sinuta ei saa ja ma ei taha sust lahti lasta. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma teistmoodi ei saa, et ma loen vähemalt iga hommik sõna, et ma teadsin, et Jumala sõna muudab südant, et ma loen sõna. Ja ma lugesin ja ma tunnen, et läheb kitsamaks ja kitsamaks ja kitsamaks ja ma tunnen, ma olen siin ja Jumala sõna on siin ja kuidas ma selle kuristiku lahendan, kuidas ma ometi lahendan selle kuristiku. Ja ma ei saanud aru, et läbi Jeesuse saab see kuristik ongi lahendatud, läbi Jeesuse surma me saamegi, me ei peagi nagu ise pühaks saama, aga mina nii püüdsin ise pühaks saada ja ma ei saanud hakkama sellega, ma lihtsalt ei saanud, ma ei saanud pattu ära lõpetatud oma elus ja siis ma mõtlesin, ma küll südames tundsin, et ma ei saa Jumal sust lahti lasta, aga ma elasin sellist elu, et ma suhtusin nii, et elu on mäng ja et ma elan nii nagu homset pole ja kõik need mõtteviisid olid minu sees, mis on maailmas. Ja siis juhtus see, et ma kukkusin kokku. Ma usun, et seda lugu on paljud kuulnud. Ma kukkusin kokku ja ma sattusin haiglasse ja seal pandi mul diagnoos, et mul on halvaloomuline kasvaja neerus ja sellel suht samal perioodil ma sattusin ka naistehaiglasse ja seal tehti mul väga tõsine operatsioon, mille tulemusena siis munasarjadest jäi alles ainult veerand. Ja naistearst ütles mulle, kui ma üles ärkasin narkoosist, et mul on kahju sulle seda öelda, aga et sa lapsi kunagi ei saa ja et hakka ennast valmistama ette nagu selles mõttes, et olla surrogaatema. Või tähendab, võtta endale surrogaatema, siis ehk siis naine, kes kannab sinu eest sinu lapse. Ja ma teadsin, et see on midagi sellist, mida ma mitte kunagi ei tee, sest see on nii vale. Ja ma olin väga kurb, sest ma olin unistanud, et mul on 4 last, nagu minu peres on olnud 4 last ja ma olin tõesti, ma olin väga kurb. Ja sealt edasi siis tuli see vähidiagnoos ja ma olin omadega täiesti ummikus ja me olime Elariga abiellunud just sellel kõige raskemal ajal. Aga ma salvestasin Oljus ja Mariana saateid Pereraadios ja ma olin nagu päris pikalt neid juba salvestanud ja nende sõna oli alati tõsine ja ma teadsin, et seda, mida nemad räägivad, see on tõde ja selles elab Jumal.
ja iga kord, kui nende saade tuli, siis ma mõtlesin, kui hea, jälle ma kuulen, et mis see siis ikka päris on. ja ma kuulasin, see oli nii valus ja see on ka, mida piibel ütleb, et see on nagu kaheteraline mõõk. Et see oli ühelt poolt nii valus, sest ma tundsin enda patusust sellega seoses, kui ma teie saateid tunneta ja märka salvestasin. Aga samas ma sain aru ka, et Jumal on armuline Jumal. Ja siis ma tulin, siis te palvetasite minu pärast seal samas Pereraadio stuudios, kui te teada saite, mis diagnoos mul on. Ja siis juhtus see, et ma jälle sattusin haiglasse ja arst ütleb, et teate, et mul on teile hea uudis, et te ootate last. Ja mina ütlesin selle peale, ei, see pole võimalik. Et mulle ütles just, ma tulin operatsioonilt, mulle arst ütles, ma lapsi ei saa, see pole võimalik, see on mingi vale asi. Siis ta ütles, ma ei tea, mis teile on räägitud, igal juhul last te ootate. Ja Daniel Philipp siis suurest Jumala armust sündis ja ma olin täitsa kindel, et Jumala arm sellega lõpeb, see ei ole ju võimalik, et Jumal on veel armulisem. Ja siis sündis Naatan keisrilõikega ja Naatani sünnihetkel, kuna oli kohalik tuimestus, siis arst mitu korda tuli siis sealt sirmi tagant välja ja ütles, et teate, ma tõesti ei saa aru, kuidas te lapse olete saanud. ja siis andis Jumal meile ka Rebecca, aga see kõik on tegelikult enne, ma tahan rääkida ära, ma kiirustasin nüüd ette, oma teise pöördumise, selle pöördumise siin, selle patutunnetuse, selle, et ma tundsin, et ma olen nii patune, et ma enam ei saa ja kuidas see kuristik siis lahendada ära, et kui mina oma patususega olen siin, aga Jumal oma pühadusega on taevas, et kuidas see kuristik ära lahendada. Ja see lahendus jõudis minusse sellega, et kui ma siis ootasin Danielit, aga mul ikkagi oli vähidiagnoos ja ma pidin minema operatsioonile rasedana, 4 kuud rasedana. Ja siis Ooliuse kabinetis siin, Oolius ütles mulle, Jumal küsib su käest, et kas sa oled valmis andma, või mis sulle oluline on, kas oled valmis andma oma lapse, oma elu, nagu selleks, et mina sul olemas oleksin. Ja Oolius ütles, et see on tõsine asi, et sa pead tõsiselt selle üle järgi mõtlema ja läks toast välja andes mulle aega siis mõelda. Ja nii kui ta oli ukse kinni pannud, siis ma teadsin, et Jumal, ilma sinuta ma elada ei saa. Et ma olen valmis andma ära oma elu, ma olen valmis andma ära lapse elu, aga sind ma ära ei anna. Ja see oli mul kindel vastus minu südames ja vot see hetk oli minu see teine pöördumise hetk, kui ma tundsin, kui ma jõudsin selleni, et Jeesus, et ma ei saa ilma sinuta, ma ei saa olla ilma Jumalaga lepitamata, ma ei saa elada ilma Jumalaga lepitamata ja läbi Jeesuse ma saan seda teha ja see oli mu nagu justkui see teine pöördumine, kus minu vaim märkas. Sinnani ma olin nagu käsku täitnud, ma olin püüdnud olla tubli, ma olin sellega läbi täiega kukkunud, ma ei saanud aru, kuidas ma sellest ometi välja saan tulla, aga siis oli see, kus mu vaim märkas ja kui sa Jumalale uksed avad, siis ta lihtsalt valab su üle kõige armuga, suure armuga ja no siis sündis, eks ole, Daniel Philipp ja Naatan ja ma olen vähis täiesti terve, nüüd on 13 aastat möödas. Ma olen elus, ma olen käinud kontrollis, muga on kõik korras, mul ei ole kopsus midagi ja Jumal on väga palju imesid, ma ei jõua kõigest tunnistada peale seda ka meie eludes teinud. Nii et ma olen Jumala armu eest nii ütlemata tänulik ja tänulik selliste tõeliste usu mehe ja naise eest meie elus, kindralite eest, nagu Ooliusele siin üks pühapäev öeldi, et nemad on uskunud ja läbi nende on Jumal toonud esile meie elus ka need viljad, et tänu Jumalale ja noh, ega see ei tähenda, et elu on lill nüüd, et iga päev me peame koos Jeesusega käima ja temast kinni hoidma ja ma olen ka jõudnud sinna, et ega ikkagi äralangemine on meile kõigile oht, kui me läheme Jumalast eemale.
aga Jumal on armuline ja ta annab andeks ja kui sa lähed ta ette ja palud, siis ta annab andeks ja näitab oma suurt armu. Aamen.